Andmed on maailma kirjeldus, ma arvan, et see on inimese poolt leiutatud 6. meel. Andmed on tegelikult Pipedrive'i põhiäri, et me salvestame kliendi andmed ja kuvame neid tagasi sellisel moel, mis aitab kliendil olla parem müügiinimene. Andmed on väga lai mõiste. Tööalaselt Veriffis kutsume andmeteks informatsiooni, mille alusel me saame otsuseid langetada. Kõik tiimid kasutavad mingit moodi andmeid. Me kasutame andmeid selleks, et analüüsida enda töö efektiivsust ja kvaliteeti ja kuidas seda kõike jätkuvalt paremaks teha. Meil on umbes 50 miljonit klienti täna ja kui me mõtleme, kuidas nad kõik liiguvad, kus eri kohtades, meil on alla 2000 töötaja, siis kui me prooviks neid andmeid käsitsi analüüsida, siis me ei jõuaks väga palju tarku otsuseid teha. Ja sellepärast me kasutamegi andmetöötlust ja andmeid, et oma äri kõige optimaalsemalt korraldada. Ma arvan, et ilma oskuseta andmeid analüüsida siin maailmas ei ole võimalik läbi lüüa. Kõik otsused praegu põhinevad tegelikult andmetel. Veriffis saame andmete abil aru näiteks seda, et kas kreet on sama kreet nii virtuaalses kui ka füüsilises maailmas. Me teeme fotod ja video ülesvõtte sellest, kuidas inimene näitab enda dokumenti. Me kõrvutame seda dokumendi fotot inimese pildiga. Me kontrollime dokumendi kehtivust. Kõige selle asja jooksul saame ka aru, kas inimene on ise kaamera ees või me vaatame fotot fotost või ekraanist. Kui tuua näiteid, kuidas me andmeid kasutame, et siis kõige võib-olla inimestele arusaadavam on see, et kui sa tellid Bolti takso, siis meie masin peaks välja arutama, et kui kiiresti esiteks see auto sinuni jõuab, lähim auto, ja teiseks, kui kaua siis sina jalutad autosse, auto sõidab sinu sihtkohta, et me lõpuks saaks ütelda, et mis ajaga sa jõuad punktist A punkti B. Tuleb päevast päeva jälgida andmeid. Et ükskõik mis, kas oma kehatemperatuuri ilma teadet võib-olla muud statistikat, aga see on hästi oluline, et aru saada dünaamikast ja just kuidas välismaailm suhestub mingite numbritega ja kuidas need numbrid muutuvad sõltuvalt sellest, mis maailmas toimub. Me elame täna andmetest küllastunud maailmas. Aga selleks, et me jõuaksime andmepõhisesse maailma, selle jaoks ongi oluline, et inimesed nii oma eraelus kui ettevõtluses oskaksid andmeid kasutada. Ütleme nii, et kui tänapäeval võib-olla väikest ettevõtet on veel võimalik juhtida nii, et sa andmeid kasutad vähe, siis tegelikult minu hinnangul kõik ettevõtted tulevikus peavad muutuma aga andmeettevõteteks, et olgu see kas või kohvik, kus sa tead, kes on sinu püsikliendid, kuidas neile pakkumisi teha, mis kellelegi meeldib. Kõik inimesed sobivad andmetega töötama, aga ma arvan, et andmed nõuavad tähelepanelikkust, et nad ei näita ennast pealeskaudsetele inimestele. Tulevikku vaadates saavadki edukateks need ettevõtted, kes suudavad andmemassidest välja sõeluda kõik kriitilisema info ja selle põhjal õigeid otsuseid teha. Praktikast midagi paremat ei ole. Seega saan julgustada inimesi proovima, praktiseerima, nägema andmeid enda ümber, enda eraelus ja proovida nende põhjal teha läbimõeldud otsuseid. Minu visioon oleks selline, et kui me suudame andmeid kasutades maailma muuta säästlikumaks ja vähem raisata erinevaid ressursse, kas või näiteks seda, et taksodel on lühemad ettesõidud, nad ei pea sõitma kesklinnast Lasnamäele, et klienti võtta, vaid et me suudame siin lähema paarisaja meetri või 1 kilomeetri raadiuses neid kliente leida, et siis seda tüüpi näited ükskõik mis eluvaldkonnas tegelikult, ma usun, muudavad kogu meie maailma paremaks ja säästlikumaks.